Algus on kordades eredam vana aja pulsi katsumine. Minu arust ei olegi võimalik paanikahoogu kontrollida. Ma olen teinud nagu kõike, et selle tunde eest põgeneda. Ja need tulevadki niisama, sa ei tee mitte midagi valesti. Viskama pilli tasku. Mul oli üle pika aja, üle mitme aasta paanikahoog. Täiesti lampi, mitte kuskiltki. Vähemalt tunne oli siuke. Ja nii ta tekkis. Ja kohe laksust kõik asjad, mida ma olen unustanud nüüd need paari aastaga, need tunded, mis paanikahoo ajal on. See oli korralik obadus jalaga näkku. Jälle see tunne, et nägemine läheb üliteravaks. Lisaks teravusele, et nägemine on üliterav, siis ka detailidele tekib selline ülim sujuvus, nagu kõik oleks tsipakene kiirem, mis on väga veider tunne minu arust. See tunne, et ma ei leia oma kehas enam mugavat tunnet. Ehk siis nagu mu sisemised piirjooned on kuidagi teistsugused ja mul on enda kehas veider olla, nagu mu käed on pikemad, mu jalad on pikemad, ma ise olen kuidagi välja venitatud, see kudu sees, selline hästi veider tunne. Ja see kõik muidugi toimub sekundite jooksul, murdosa sekundite jooksul. Algus on kordades eredam või ärritavam millegi pärast. Ma ei tea, miks see nii on, aga mul kui paanikahoog on, siis nii juhtub. Kuidagi ükskõik, mis stiimul on, see kohe muutub hästi intensiivseks. Muidugi kuulmine on ka hästi võimendatud. Isegi kõige sellised tasasemad hääled on ekstreemselt paljud. Ja lisaks minu enda mõtted, minu hirmu mõtted, mis sellel ajal läbi käivad, mida on liiga palju, et neist kinni haarata. Ja on ainult üks tunne selle paanikahoo ajal, mis on kõige võimsam, et nüüd kohe juhtub midagi kõige õudsemat. Ma kas suren ära või ma tahaks kuskile põgeneda iseenda seest, et seda tunnet mitte tunda. Aga mul ei ole mitte kuskile minna. Ma ei saa selle eest põgeneda. Ma ei saa mitte midagi teha, kui lihtsalt see vastu võtta. Ja mul ei ole mitmeid aastaid paanikahoogu olnud. Ja nüüd, kui see tuleb lihtsalt hetkega, siis muidugi ehmatas alguses ära. Täiega ehmatas alguses ära. Et juba see tunne, kui ta tulema hakkab, see oli juba nii veider. Ma mõtlesin, et ma ei teadnudki, mida mõelda tegelikult. Esimene asi oli kohe vana aja pulsi katsumine, et kas süda lööb. Siis ma tegelikult sellega triggerdasin enda järgmise hirmu, et kui ma katsusin pulsi ja ma ei tundnud oma südamelööki, ja siis kui ma seda ei tundnud, siis mul tekkis kohe see adrekasööst, ja siis mul hakkas süda räigelt lööma. Ja ma nagu ei osanud enam orienteeruda oma mõtetes, kohe läks sinna fight or flight või see võitle või sure responsi. Ja ma hakkasin nagu autopiloodi peal toimima, et ma ei olnud nagu kontrollis enam. Ja tegelikult minu arust ei olegi võimalik paanikahoogu kontrollida. Minu arust on võimalik nagu sellega kaasa minna. Aga see, et ma olen oma vaimse tervisega ekstreemselt palju tööd teinud. Samamoodi ka, et ma füüsiliselt endale väljakutsed esitan, ehk siis ma hoolitsen enda eest ka füüsiliselt. Läbi nende on mul tekkinud kuidagi rahutunne, sest see paanikahoog ei olnud oma olemuselt ja kulgemiselt selline, nagu on olnud minu eelnevad paanikahood. Sest siin ma suutsin jääda meeletult rahulikuks. Olgugi, et mu sees kõik põles, mu sees kõik karjus, et nüüd on kõige hullem juhtumas. Ma olin normaalselt, ma lihtsalt kõndisin mööda oma tuba ringi, lasin selle kõigel olla ja lasin sellel juhtuda, mis oli nii veider tunne, sest varasemalt ma olen teinud nagu kõike, et selle tunde eest põgeneda. Ega nüüd oli ka sisimas see tunne, et nagu tahaks eemale saada, sest see on nii rõve ja vastik. Lihtsalt kuidagi aitasin ennast käepäraste vahenditega. Et ma tean, et tugevad maitsed, tugevad lõhnad on need, mis aitavad nagu tähelepanu eemale juhtida. Lusikaga mett, hästi intensiivne maitse, läheb tähelepanu sinna, siis juba kõigid mõtted ka tulid tagasi, olgugi, et neid olid tuhandeid mu peas enne ja sekundi jooksul nad kogu aeg vahetusid. Siis ma sain mõelda ja jäin nagu mõtlema nende turvaliste kohtade peale. Asjad, mis pakuvad mulle turvatunnet. Ma tean, et ma suudan jooksmas käia, ma tean, et ma suudan igapäevaselt trenni teha. Ma tean, et kõik uuringud, mis ma olen arstide juures teinud,
on kõik normipärased ja siis nagu hakkab südametöö rahunema, hingamine läheb normaalsemaks ja siis lihtsalt kõnnin edasi natukene ringi. Muidugi ehmatus oli väga tugev. Ma rahunesin, veits oli pettumustunnet, veits oli sükest nagu abitust isegi. Ja küsimusi, miks see nüüd tuli, kas nüüd hakkab midagi halvasti minema, kas ma midagi nüüd tegemata jätnud ja kohe nagu lõi sellest heaolu ja turvatundest nagu kohe tükk maad eemale ja tõesti palju muremõtteid pähe. Ja ta tõmbas tegelikult täiega läbi ka, sest see emotsioon on nii intensiivne, et ma nagu pärast selle möödumist või see, kui ta rahunema hakkas, see paanikahoog hakkas läbi saama, siis ma tundsin, et nagu kurnatud oleks, nagu väsinud oleks, nagu oleks just nagu jooksmas käinud, aga ei ole nagu see pärast jooksmist hea tunne, vaid on see lihtsalt siuke räsitud, siuke apaatne, tühi ja siuke muremõtted veidikene peas. Ja siis ega ma võtsingi selle olukorra täielikult vastu, ma ei hakanud endale valetama, ma ei hakanud midagi ilusamaks tegema, lihtsalt leppisin faktiga, et mul oli paanikahoog ja see läks nüüd üle. Ma ei hakka üle mõtlema, ma ei hakka genereerima mingid X-stsenaariume, mis nüüd pahasti on või mis ma olen tegemata jätnud või mida ma üldse peaks tegema, vaid ma hakkasin nagu sellest pihta, et ma lasin endal lihtsalt kõigepealt olla. Viskas pikali, tegin tunnikese und ja üles ärgates oli ikka veits selline mitte kõige selgemini orienteeritud tunne mu peas, vaid lihtsalt selline laiali natukene. Aga üsna ruttu täitsa jalul tagasi, naeru, rõõmu, suhtlust ei olnud selline, et nüüd on paanikahoog olnud ja nüüd on kõik läbi, vaid pigem oli lihtsalt siuke ehmatus. Ja see on ka nagu, mida ma oma klientidele räägin, kui me kogemusnõustamist teeme ja üldse astume neid esimesi samme paremaks saamise suunas või paranemise suunas, siis tulebki meelest pidada, et paanikahoog võib uuesti tulla, ärevushoog võib uuesti tulla, kõik võib uuesti tulla ja see võib isegi olla selline, et need tulevadki niisama, sa ei tee mitte midagi valesti, vaid lihtsalt on mingisugune trigger, mida sa ei ole teadvustanud ja see võibki nagu selle esile kutsuda. Ja mul endal täpselt samamoodi on neid triggereid hästi palju, endiselt veel. Sest näiteks ongi, ma olen tähele pannud, et mul sellised tujude kõikumised ja üldse ka sellist ärevust on tunda siis, kui on nagu aastaaegade vahetus. Tavaliselt just siis, kui on talvelt üleminek kevadele ja siis hiljem suvelt üleminek sügisele ja sügisest talvele. Et kui väljas hakkab järjest valgemaks minema, siis sees on see sisemine kell nagu harjunud sellega, et on tükk aega pime ja siis järsku vaatad kella, on valge ja siis kohe on mingi sisemine error. Ja ma olen tähele pannud, see kuidagi mõjutab mind, aga ma ei tea, kas see päriselt seotud on, aga ma lihtsalt olen nagu tähele pannud, et just nendel aegadel on nagu seda ärevust esineb. Ja mis saab edasi? Minu sõnum nagu ongi see, et kui inimene taastub depressioonist, taastub ärevushäirest, siis mul endal näiteks on endiselt väga palju emotsioone veel kuidagi segamini, mis tähendab siis seda, et näiteks ärevus, mis justkui on, mis nagu trigerdab mind, mis paneb mind veel rohkem ärevana ennast tundma. See võib mul sassimine näiteks teinekord elevusega, põnevusega, sest nad on kuidagi sarnased oma vahel ja mingis situatsioonis, kus nad avalduvad ja neid avalduma ei peaks, siis see kuidagi toob esile selle pahatunde, mis põhjustab mulle halba enesetunnet. Aga mida rohkem ma hoolitsen enda eest, mida rohkem ma seletan enda muresid ja probleeme lahti, mida rohkem ma muutun ise, seda rohkem mul tekib kindlustunne. Ja näiteks, kui ma hakkasin jooksmisega tegelema, siis mul oli suht tihti suht sarnane tunne seestpoolt, nagu oli ärevus hooajal või paanika hooajal. Ja siis, kui ma joostes suutsin edasi joosta sellest tundest olenemata, tekkis nagu uus teadmine, et kui minuga ei juhtu joostes midagi, et mu süda ei ütle üles või ma ei tea, ei viska pilti tasku, siis miks ma peaks nagu niisama viskama pildi tasku või minuga peaks midagi juhtuma, kui ärevushoog või paanikahoog tuleb. Ja see ongi ainult sellist turvatunnet. Seega, kui
inimene taastub depressioonist, ärevushäirest, on need kõrvalkalded, tagasilangused, uuesti tekivad ärevused, paanikod, täiesti okei nähtus. See ei tähenda, et ma olen nullist nüüd tagasi, vaid lihtsalt ma sain mingi ehmatuse, pean selle enda peas nagu lahti mõtlema, võib-olla ei peagi nagu nii väga põhjuseid otsima, miks see tuli, vaid ma pean lihtsalt hoolitsema sellest, et ma iseenda eest hoolt kannaksin jätkuvalt, et ma ei laseks midagi üle ja et ma peaks lugu enda distsipliinist, endale antud lubadustest ja et ka midagi paremaks läheks, siis tuleb ka muutuseid teha. Ja kui lihtsalt näiteks loota, et paanikood lähevad iseenesest ära, ärevusood, siis see kahjuks ei pea paika, ise tuleb ka tööd teha. Aitäh kuulamast, näeme juba järgmine kord.